koduveini konkurss 2014 on selleks aastaks jälle lõppenud, tulemused teada ja nagu alati, kõik läheb ainult paremaks. Minu kõrval on juba kogemustega konkursil osalejad ja palju õnne teile võidu puhul. Aitäh! Mõnes mõttes oli teie rohelisest mustast sõstrast tehtud vein väga eksootiline, samas jälle sõstravein nagu Eestis ikka tehakse. Rääkige natuke, kuidas te selle idee peale üldse tulite, et rohelisest sõstrast hakata veini tegema? No see on üldsegi juhuslik, selles mõttes, et me oleme sõstardest veini teinud päris pikka aega ja me oleme nagu väga sihiteadlikult erinevaid sõstraliike endale maha istutanud ja proovinud neid kõiki erinevaid veinideks katsetada ja see oli üks nendest paljudest, mis meil oli ja ta oli loomulikult algusest peale tundus väga paljulubav ja me huviga tahtsime teha ja tegime nüüd see aasta esimene kord nendest, sest meil on väga väiksed põõsad ja saime väga väikse saagi. Et jah, selles mõttes see on juhuslik, me ikka sihiteadlikult oleme erinevaid sõstraliike proovinud. Aga mis poolest on roheline sõstar siis eriline? Kas ta on maitseomadustelt või see värv lihtsalt või miks on see erilisem? No ma arvan, et roheline sõstar, ta näeb välja nagu valge sõstar, aga ta maitseb nagu must sõstar, et tal on need musta sõstra eelised, mida valgel sõstral ei ole ja kunagi ei saa tulema ka, ma arvan, et tal on siin täidlus ja selline ürdisus. No, valgel sõstral, tal nagu loomuomaselt ei ole seda nagu nii palju, kui sellel Vertil just on. See on üks asi, teine asi on see, et see sort nagu üleüldiselt on nagu veini tegemise sõbralik sort. See üldiselt nagu koostis, happesus, suhkrusisaldus ja taolised omadused on tal väga hästi paigas. Saite ka maitseta oma konkurentide veine nüüd, et kas on mingi mulje kujunenud nendest? Ei ole kahjuks saanud, aga see oleks väga huvitav ise. Ja me ei saanud kahjuks seda enda võiduveinigi väga palju maitsta. Seda tuli nii vähe. Et ei saanud jah ja oleks väga tahtnud, sest ma tean, et nad olid kindlasti kõik väga-väga head. Oleks väga tahtnud. Mis kogemusega te nüüd järgmise aasta peale mõtlete, et kas see konkursil osalemine oli mõnes mõttes nagu sport või mis ta andis üldse ja kas seal oli üldse nagu mõte on sellistel asjadel? Ei no kahtlemata see on väga motiveeriv loomulikult. Et ma arvan, et kui seda konkurssi poleks olnud, ega siis nii põhjalikult ja korralikult ei viitsiks teha. See on ikkagi mingi väljund ja see on väga nagu, motiveerib kindlasti. Motiveerib õigel ajal pudeliste panema. ja ära lõpetama asju, mis muidu võib-olla läks pooleli. Ja loomulikult nagu millegi võitmine või esikoht on vist veel topelt motiveerib. Et kindlasti me peame nüüd siis ilmselt edasi tegema veini. Me oleksime teinud niisama ka, ma arvan, aga... Tõenäoliselt küll. Aga jah, neid põõsaid on meil endiselt 2, millest see võiduvein tehti. Ilmselt peame neid siis juurde istuma. Aga suuremad tänud teile ja parem.